mul vahepeal see, et tahtsin sulle üks päev rääkida, aga siis mõtlesin, et okei, ma jätan selle nii-öelda siis podcasti materjaliks. Et üks päev siis vaatan, et keegi kirjutasena, loen läbi ja vaatan, et mingisuguse gümnaasiumi siis klassene või klassid, ilmselt on nad siis hetkel, ma arvan, siis koduõppelane ja kehalise kasvatuse õpetaja tegi meie keegijustiku video põhjal kõikidele õpilastele gümnaasiumis ülesanded vastata küsimustele video põhjal. Kas sa saad aru või? Eks nagu... Ehk siis nad peavad video ära vaatama ja vastama video põhjal selle õpetaja esitatud küsimustele. Et mingid sportlaste nimed ja mingid tulemused ja mingi olümpiaga seotud mingisugused spordialad ja tegelikult nagu, vaata veits annab nagu, sa saad aru, et võib-olla mingi spordiala jõuab sulle natukene kuidagi lähemale, et sa nagu sa ei saa, ma ei tea, kehalise kasvatuse õpetajana sa lähed ütled inimestele, et kui nad on koduõppel, et nüüd lähed välja, jooksed 3 ringi ümber kortermaja või? No vist ei ütle. No pigem ei ütle. Ja ma võin sulle öelda, et ma käisin. Joo, õpetaja, ma käisin ära. ma tegin 10 ka veel. Et sa nagu võib-olla midagi vaatadki mingi spordiga võib-olla seotud asja, aga oli lahe, et nagu sihukest asja tehakse, võtta see nagu päris tõus. You made it, bro. We made it. Et sest nagu ikkagi pannakse, vaata ikkagi tehakse. Kes see saatis sulle siis? Mingi fänn või? Jah. Mis hinda ta sai siis? Ma ei tea. See on nagu tunnitöö, vaata. Sest et ma lihtsalt oli mingi, wow, päris lahe ikka. Sa pead vaatama 51 minutilise video ja siis selle põhjal vastama õpetajale mingid küsimused ära. Ei pull, see on, näitab siis, et ikkagist asja võetakse tõsiselt ja et ei ole siin mingit lolli mängimist. No mõtle, kui sul on nagu mingi gümnaasium ja mingi, nagu see ongi, vaata, sul on õppekavad asjad, sul on mingid koduülesanded asjad, kas või nüüd siis kehalises kasvatuses nagu sa ei saa nagu tunnist teha, sul pannaksegi nagu, sa ei teeks seda asja siis, kui see video oleks sittene, et teeme lihtsalt selle pärast, et järelikult on nii okei video. Ma tahaks teada, mis küsimused olid seal. Aga mul on olemas need. Ma võin kohe vaadata, et mis siin olid. Palju hüppasid Andrei ja Robin teivashüppe ajal. 2 meetrit. Sorry, spoilisin. Ei, tegelikult oli 5. Kehalised võimed ja liikumisoskused, distantsõpe, tunnitöö. Seal on 5 punkti, need on nagu selles pealkirja 5 ülesannet ja punkt 1. Loe läbi küsimused, millele tuleb järgneva video põhjal vastata. Teiseks, vaata läbi video, YouTube'i link. Küsimustele ootan stuudiumisse tunni lõpuks vastuseid. Nimeta kõik, ja siis on esimene küsimus. Nimeta kõik videos osalenud võistlejad, neid on 9. Lisa nende parimad sportlikud saavutused. See on kohe vaati introst, saad kohe näha. Sa pead ikka terve video ära vaatama. Ikka, aga see läheb edasi. Lisa nende parimad sportlikud saavutused, millisel sportlasel on seos Saaremaaga? 10 punkti. On esimese sellest on võimalik saada. Mis alad läbiti 7 võistluses? Nimeta 3 asja, mida sa varem nende alade kohta ei teadnud. See on 5 punkti ülesanne. Mis kontekstis kasutati väljendit saab kalendriga? See on 2 punkti. Kui kaua kulus aega võistluse alguse soojendusest kuni võistluse lõpuni? Selle ütlesid sina lõpus. See on 2 punkti. Mis mäkkari õpetaja? Ja mis oli antud võistluse juures teistmoodi kui näiteks olümpiamängudel? See on 5 punkti. Kes leiab rohkem variante, saab rohkem punkte. Parimad saavad ka hinde. Wow. Väga äge tegelikult. Päris põhjal ikkagi tegelikult. Ja siis tüdruk kirjutas, et saatis screenshot'i nendest asjast, kirjutas, kehalise kasvatuse õpetaja käsib teie videot vaadata. Unlucky. Kirjutas, oi kui kahju. Või sa pead meie videot vaatama. Aga mõtle, kui õpetaja ütleks, et kuule, vaadake neid Rannamaja reakte. Teeb küsimusi ka. Eesti keele õpetaja ütleb, kuule vaadake Rannamaja. Mis oli villa nimi, kus rannamaalised olid? Dirhami villa. Või siis kui meie nüüd see villa peaks ka välja tulema, selle pealt tehakse mingisuguseid küsimusi. Seal võtab geograafia õpetaja, võtab üle, et kus tehti villa? Kus linnas oli? Türgi riik. Päris